Gert, räägi, kuidas sa tänavuste koduste MM-etapiga rahule jääd? No raske on rahule jääda selles mõttes, et hooaja alguses sai ikkagi enda peas ja enda toetajatele midagi muud välja lubatud, on ju, et aga nagu me juba varem oleme ka rääkinud, see vigastus ikkagi ja see sõidupaus on teinud oma töö, et ega meil siin rohkem väga midagi püüda ei olnud, et siin võib-olla 2 venda veel olid silmapiiril, kellest me tavaliselt ikkagi sõidukäigus jagu saame, siis täna ei olnud seda lisaenergiat enam võtta, et ja see sõit muutus ikkagi liiga palju loksumiseks juba, et ma arvan, et seda ei olnud ka kõrvalt ilus vaadata. Kuidas sul üldse käsi vastu pidas? Ja käsi selles mõttes, ega ta mulle sellist valulikku tegevust tal ei ole. Ainuke probleem ongi, et näpud surevad sõidukäigus ära ja siis kaob see tunnetus veel rohkem ära. Ja nii on natukene keeruline võidelda ja võistelda, aga ma siiralt loodan, et see läheb ikkagi ajaga paremaks ja saame selle hoo natuke paremaks ka siin järgnevate etappidega. No kui me eile rääkisime, siis sa ütlesid, et sa saad just ennast sõidu lõpuks kuidagi käima. Kuidas täna sellega lood olid? No täna oli rada raskem kui eile, et see natukene väsitas võib-olla isegi rohkem. No ma arvan, et meie ringiajad võib-olla teistega võrreldes jälle ei kukkunud nii palju, aga meie ringiajad alguses on liiga aeglased, et see on nagu põhiprobleem, et tuleb seda alguse teravust leida ja sealt mõned sekundid ikkagi kiiremini sõita, natuke seda enesekindlust ja nahaalsust ja agressiivsust juurde alguses ja see on nagu see, mida me peame leidma. Mis täna sel päeval raja raskeks tegi? Noh, eile tundus, et rada on küllaltki kõva ja ei tule selliseid väga palju sügavaid sooni, et siin langel on sellised elemendid, et kui siin ette tulevad sügavad sooned, aukudega sooned, siis on väga raske neid ära teha. No, need kõige tugevamad teevad neid sõidu lõpuni, aga meiesugustel vendadel, kui on sügav soone põhjas terav auk, siis ega seda väga ei naudi. Seal võib sul igal pool selle käe korral lenksu küljest ära lüüa või jala pealt minema, et sa pead kogu aeg olema valvel, et sellist puhkemomenti ei ole mitte kusagil. Ja kui sa hüpata ka ei saa, siis sa ei puhka ka õhus. Kui ma õigesti mäletan, siis eelmine aasta pressikonverentsil sa ütlesid ka, et ega see langerada väga sulle meeltmööda ei ole. Kas see on kuidagi nüüd selle 1 aastaga muutunud ka? Ega ta ei saa väga muutuda, eriti kui mu enda konditsioon läheb kergelt öeldes halvemaks, aga mul on tegelikult hea meel, et lange inimesed ikkagi on ette võtnud ja selle ürituse siin korraldanud, et see on nagu nii minule, kui ma usun, et kõikidele teistele Eesti külgkorvisõitjatele väga oluline, et roosiorud ikkagi seda üritust siin teevad, olgu siis see rada nii raske, kui ta on või kellele meeldib, kellele ei meeldi, ja motocrossis ongi, tuleb igasuguse raja peal hakkama saada, lihtsalt, et mina tunnen ennast mugavamalt võib-olla natukene kiiremate, võib-olla niisuguste siledamate radade peal, et see on minu probleem, mitte kellegi teise probleem. Järgmine Eesti-kate etapp on tulemas Pärnus, mis on ju igati sile ja selles mõttes kiire rada, et see on siis sulle meeltmööda ja kas me näeme sind seal võistlemas? Meil MM-i samal ajal ei ole ja ma ise tulen tegelikult tõenäoliselt ikkagi oma tehnikaga peale Lommeli etappi koju. Eks suur küsimus on nüüd, et kas ma suudan ka korvipoisi siia transportida, et ma tahaks kindlasti seal sõita ja ma näen selle nimel vaeva, eks siis ole näha, mis välja tuleb. Millised on üldse teie edasised plaanid? Ma saan aru, et kohe on tulemas ka järgmine MM-etapp. Jaa, nüüd on 2 nädalavahetust järjest Poola ja siis on natuke veel raskem rada kui lange Lommel, on ju, et sõidame need kaasa, tuleme koju ja siis paneme lõplikult paika, et kas me Inglismaa-Iirimaa tripikäike kaasa teeme, et see on nagu päris ekstreemne, aga ütleme nii, et ega lihtsad asjad ei olegi huvitavad, et tuleb ikkagi pingutada ja kui me oleme lubanud, et me vähemalt osaleme kõikidel MM-etappidel, siis see minu peas kogu aeg ka nagu plaan olnud ja ma olen üritanud selle nimel vaeva näha, et see teoks saaks. Aitäh ja soovime edaspidi edu! Aitäh!